Te olete tuntud kui üks Eesti tugevatest filmiteooria haldajatest ja olete käsitlenud ka just õudusfilmi oma loengutes. Et üleüldiselt, kas teie huvi õudusfilmide vastu on puht teoreetiline või sisaldab ka veidi sellist naudingulisemat aspekti? Ma tulistaksin kohe praegu üles, et minu dokumentaalfilmidesse, mis nüüd viimastel aastatel on valminud, eelkõige viimane, mis käsitleb siis ajuloputust erinevates ajajärkudes ja mille pealkiri on Illusioonide labürint, on väga palju õudusfilmi võtteid sees. Ja võiks öelda, et ma olen seal kasutanud koguni sürrealistliku õudusfilmi kujundit. Ja mina olen siis käsitlenud sääraseid filosoofiliselt laiendavaid kujundeid ka oma raamatus, mille pealkiri on Filmikunsti väljenduslikkusest, alapealkiri Filmikujundi struktuurist ja dünaamikast ja milline kujund võiks siis anda suuremat dünaamikat kui just sürrealistlik. Võtame niisuguse filmi nagu Linnud, mille autor oli Alfred Hitchcock, suurmeister, ja ta viis tegevuse järsku nihutas meie ajast välja. Ja mis on tegelikult sürrealism? See on nagu kuidagi reaalsusest välja nihkumine. Midagi, mis ei kuulu sellesse konteksti. Ja ta viis selle välja ja ka tema tegelased selles filmis ütlesid, aga see on ju võimatu. Linnud ei saa inimesi rünnata. See on täiesti välistatud. Ja ometigi see juhtus tema filmis, nagu igasugused võimatud asjad juhtuvad seal. Ja lõpptulemusena oli see, et ta raputas lahti, loksutas ära need käibetõed ja tõi asemele mingisuguse uue mõtlemisviisi. Miks te arvate, et inimesed üldse õudusfilme vaatavad? Jaa, ütleksime, et siin on üks väga konkreetne huvitav vastus. Võib küsida ju samamoodi, miks inimesed kuulavad kurba muusikat. Ja põhjus on väga lihtne. Nad saavad sealt lohutust, kurvast muusikast, nukrast muusikast. Näiteks Tolvkurmeti muusika või Manfredini. Samasugune on siin lugu. Tähendab, inimene otsib mingisugust lahendust omaenda probleemidele ja tihti see lahendus võib tulla niisugusest asjast nagu õudusfilm.